et siis teate, et kui te midagi ütlete, siis te jääte igavikku. Aga ja esimest infodena ütlen kohe ära, et kõigepealt me räägime siis natukene ka selle programmi taustast. Ma näen siit nimesid ja nägusid ja saan aru, et on neid, kes sellest juba teavad, aga kuna registreerunute hulgas oli ka neid, kes ilmselt seda tausta ei tea, siis me räägime ka sellest, et oleks siis aru saada, et kuhu see konkreetne hange siis suuremas pildis asetseb. Ning küsimused on väga teretulnud, kui teil tekivad seoses siis meie esitlusega. Kahjuks ei saa me neile vastata siin selle infotunni jooksul, vaid küsimused peavad kõik siis jõudma riigihangete registrisse. Ehk siis te võite küsimused panna siia vestlusesse ja siis me paneme need ise riigihangete registrisse ja siis te saate minna riigihangete registrisse sealt seda vastust siis vaatama. Me paneme selle kindlasti mõne päeva jooksul, paneme need sinna üles, aga me võime anda ka märku, kui kõik küsimused on siin üles saanud koos vastustega. Ja muidugi te võite minna ja ise ka siis täiendavalt küsida veel riigihangete registri kaudu või siis võite ka praegu mitte siis vestlusesse panna ja panna sinna registrisse otse selle küsimuse. Ja selle jaoks, et riigihangete registris siis küsimusi ja vastuseid näha, te peate ennast selle hanke juurde registreerima. Aga kui te tahate teha pakkumist, te peate seda niikuinii tegema, et siis see ei ole vast liiga hull. Tahaks küsida kohe, et kas kellelgi on juba küsimusi, aga et kui on, siis pange need palun sinna vestlusesse. Aga alustame siis infotunniga. Et on selline ühepoolne siis meie poolt, selline ühepoolne ettelugemine. Kui kellelgi on mingi üldiseid küsimusi või mingeid mõtteid, siis võib neid muidugi jagada, et meil ei ole selle vastu ka loomulikult mitte midagi. Nii, keegi, ma näen, et Sirle ja Ege on siin pildiga, et kui te näete seda esitlust, siis palun noogutage, siis ma tean, et olete, jah, väga hea, suurepärane. Et programmi eesmärk on siis üldse kogu selle programmi, mille üks osa on siis see konkreetne hange, on kujundada ühtne arusaam noorsootöö ning huvihariduse ja tegevuse teenuste kvaliteedist ning erinevate osapoolte rollidest ja vastutusest siis teenuse kvaliteedi tagamisel. Ja tegevuste eesmärk on muuta kvaliteetsed teenused noortele piirkondlikult kättesaadavamaks, et need ei koguneks ainult suurtesse linnadesse, vaid ka väiksemates kohtades olevad teenused oleksid sama kvaliteetsed ja suurendada siis noorte kaasatust nendesse teenustesse ja soodustada siis nende huvi ja püsimist haridussüsteemis. Ja eesmärgi saavutamiseks toetatakse siis tegevusi, mis tõstavad noorsootöö ja huvihariduse korraldajate, teenusepakkujate võimekust noortele pakutavate teenuste kvaliteedi tagamisel. Et see on siis kogu selle suurema programmi üldine eesmärk ja see, mis tegevuste ja sammude kaupa me selle eesmärkideni jõuame, on siis esimeseks sammuks, et omavalitsus viib läbi noortevaldkonna korraldamise kvaliteedi hindamise, mis on siis esimeseks eelduseks, et üldse siia programmi liituda. Ja teil kõigil on see kas praegu tegemisel või juba tehtud, kuna ma tean, et pilootprogrammi võeti ka neid, kellel ei olnud veel kvaliteedi hindamine päris lõpuni jõudnud, et siis ilmselt olete kõiki siiski kohe sinna jõudmas. Ja KOV meeskond siis peale seda osaleb kvaliteedijuhtimise koolitusprogrammis kvaliteetsed noortevaldkonna teenused, kus siis teie olete ilmselt kõik või teie omavalitsuse esindajad on seal kindlasti on kõik ära osalenud ja selle käigus on siis valminud ühele teenusele, mida omavalitsus nägi, mis ei ole omavalitsuses kõige paremal tasemel, valmis teenusstandard, kuhu on kirja pandud, et milline see teenus siis selles omavalitsuses tulevikus olema peab. Ja nüüd jõuamegi siia, mis on siis selle hanke teema, ehk siis kui koolitusprogramm on läbitud ja standard on valmis tehtud, siis algab nende standardite rakendatavuse testimine.
ja selle hankega me otsimegi siis neid, kes võtaksid kätte ja hakkaksid neid standardeid testima. Ja teenusepakkujad testivad standardeid siis 24-kuulise perioodi jooksul. Eks siit saab siis ka juba vihje selle kohta, et kui pikast perioodist me räägime. Nüüd selle hankega seotud tegevuse eesmärk siis ongi leida need teenusepakkujad, kes võtaksid omavalitsuse poolt loodud teenusstandardid ja hakkaksid neid testima, et siis suurendada kohaliku tasandi noortevaldkonna teenusepakkujate võimekust ja tõsta teenuses osalevate noorte osalust. Et see ongi siis see, kuidas me jõuame nüüd suurte eesmärkideni. Mida siis tähendab teenusstandardite testimine, ehk siis mida siis selle 2 aasta jooksul tegema peab? Et see koosneb 2 osast. Üks on siis parendustegevused, ehk siis kuna praegu on ju valinud omavalitsust selle standardi loomiseks teenuse, mis ei ole seal omavalitsuses siis soovitud tasemel ja nad on loonud standardi, kuhu nad on pannud kirja siis selle taseme, mida nad soovivad, siis on ju arusaadav, et ei ole võimalik hakata kohe seda kvaliteetset teenust testima, ehk siis kõigepealt esimese sammuna tuleb teha ära parendustegevused, ehk siis teenust tuleb siis arendada sinnamaani, et ta jõuaks siis standardile vastavaks, ehk siis ta vastaks nendele nõuetele, mis omavalitsus on oma standardisse kirja pannud. Ja kui see on saavutatud, siis algab siis selle teenuse või standardi rakendamine, ehk siis standardile vastava kvaliteetse teenuse pakkumine. Ja see kõik kokku kestab siis lepingu sõlmimisest 24 kuud, ehk siis 2 aastat on aega seda teha. Ja siin on kohe väga suurelt ja rasvaselt kirjas ka noorte osaluskordade lugemine, ehk siis kuna selle programmi üks väljundeid on see, et kogu selle programmi jooksul peavad olema noored osalenud kvaliteetsetes teenustes 89 000 korda, siis iga teenusepakkuja, kes tuleb seda standardit testima, võtab endale ka siis kohustuse teatud hulgal osaluskordi noorte poolt endale kirja saada. Ja siinkohal ma ütlen ära, et me räägime osaluskorrast, et me ei räägi unikaalsest noorest, et kui kellelgi on jäänud kunagi selline termin nagu unikaalne noor kõrva, siis siin on osaluskord, ehk siis kui Mari osaleb, ütleme, et te korraldate seal 5 kohtumist ja Mari osaleb igal kohtumisel, siis Mari läheb korda ka 5 korda. Ehk siis me räägime nendest osaluskordadest. Ja siin all te näete ka sellist siis indikaatorit, et nii palju, kui omavalitsuses siis noori on, sellest olenevalt siis tuleb saada minimaalne või vähemalt teatud hulk osaluskordi. Ja need piirkonna noorte arv on võetud 2024 aasta seisuga ja need on hankedokumentide juures lisa 3, et seal on ka need noorte arvud on kirjas. Et siis selle järgi on võimalik aru saada, millistest osaluskordadest me siis selle aasta jooksul, selle konkreetse piirkonna puhul räägime ja siis need osaluskorrad tuleb kokku saada selle 2 aasta jooksul. 24 kuud on siis see, millal see tegevus toimub. Hange on meil jaotatud 8 osaks, ehk siis iga piirkond ja iga omavalitsus, kes on standardi loonud, on eraldi hanke osa. Et meil on siis Elva vallapiirkond, Tori vallapiirkond, Lääne-Nigula vallapiirkond, Rakvere linnapiirkond, Viljandi linnapiirkond, Järva vallapiirkond, Jõelähtme vallapiirkond ja Türi vallapiirkond. Ja pakkumuse võib teha kas ühele hankeosale või kui keegi tunneb, et tal on võimekust rohkem, siis võib alati teha pakkumuse ka mitmele hankeosale, et see ei ole piiratud. Ja siin on ka välja toodud siis, mis standarditest me räägime. Ehk Elva vald on loonud standardi avatud noortekeskuse teenusele, Tori vald avatud noorsootööle, Lääne-Nigula vald noorsootööle, Rakvere linn digitaalsele noorteinfole, Viljandi linn noorteinfoportaalile, Järva vald siis mitteformaalõpe noortele, Jõelähtme vald 13+ noorte kaasamine ja Türi vald koostöömudel noorte heaks standard on neil.
Et standardid on ka hankedokumentide juures olemas, kui keegi tahab lähemalt tutvuda enne pakkumuse tegemist, et mis selle sisu on ja kui on soovi ka sellest rohkem siis infot saada selle kohta või küsida, mida seal midagi täpsemalt tähendab, siis võib, ma usun, kindlasti pöörduda oma piirkonna omavalitsuse vastava ametniku poole, kes on selle protsessi juures olnud ja selle standardi loonud. Eeldatav maksumus on siis selline, et Elva valla piirkonna jaoks on 48 900. Ma ei hakkagi neid ette lugema, ma hoian seda slaidi natukene aega ees, et te saate vaadata, et teie piirkonna jaoks siis milline summa on ette nähtud ja millise summa raames te saate hakata oma tegevuskava eelarvet koostama. Ja mõelda, et mis tegevused just parendustegevusteks vajalikud on ja mis tegevused tuleb teha, et siis seda standardit rakendada juba. Ja kui keegi ei jõua siin üles kirjutada või ei leia üles oma piirkonda, mis teda huvitab, et siis see on olemas ka seal hankedokumentide juures, on see info samuti olemas. Ja siin on ka välja toodud, et hankes aktsepteeritakse teenuse elluviimise ja parendamisega otseselt seotud kulusid, aga ei aktsepteerita siis projektide, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena korralduskulud. Siinkohal, kui te teete näiteks võrgustiku kohtumise, isegi kui see toimub üks kord, siis seda me ikkagi ei käsitle ühekordse sündmusena, vaid see on selle tegevuseks vajalik asi. Aga tõesti, et suvepidu selle eest siis, kui see on ühekordne sündmus ja see on kõik, mida tehakse, seda nagu korraldada ei saa. Kinnisvara omandamise, ehitamise, remondi ja renoveerimisega seotud kulud, tegevuste kulud, mis on ennem juba ellu viidud, ennem pakkumuse esitamist, asutuse eelarvelised põhikulud, ehk siis ei tohi, võib maksta lisatasu, aga ei või katta siis eelarvelist palka näiteks inimesel. Ja sõidukite soetamise ja rentimisega seotud kulud. Ja need on ka välja toodud hankedokumentide juures lähteülesandes, et kui praegu ei jõudnud kirja panna, me kindlasti jagame ka slaide teile, et saab selle info kindlasti kätte. Kes siis võiks olla pakkuja? Pakkujateks ootame teenusepakkujaid, kelle all peame siis silmas noortevaldkonna teenuseid pakkuvaid kas munitsipaal-, era- või kolmanda sektori organisatsioone või siis asutusi. Ja pakkujaks ei saa olla kohalik omavalitsus, et saab olla kohaliku omavalitsuse allasutus, kui ta on eraldi registrikoodiga. Ja peab olema juriidiline isik, igaks juhuks välja toodud, et eraisikuna pakkumist teha ei saa. Ja peab olema siis noorte valdkonnas tegutsev, ehk siis kui hiljem siin tuleb, on näha, et te peate ka lisama või pakkumusele peab lisama ka oma asutuse põhimääruse või põhikirja. Ja siis sealt on vaja, sealt siis saab välja lugeda, et kas ollakse noorte valdkonnas tegutsev või mitte. Ja eelnev noorte valdkonnas tegutsemise kogemus ei ole nõutav, see tähendab siis seda, et võib olla ka üsna värskelt loodud MTÜ või mingi muu organisatsioon. Aga et osaleda hankes saab või pakkumust esitada saab, aga mida pikem on see kogemus eelnev, seda rohkem saab siis lisaks väärtuspunkte, millest me räägime täpsemalt hindamiskriteeriumite all. Ja pakkujaks võib olla siis üks teenusepakkuja üksi, et võib olla üks asutus üksinda tehagi pakkumuse, aga võib olla ka mitu teenusepakkujat või siis mitu asutust koos ühispakkumisena võivad need selle siis vormistada. Et ei pea üks asutus üksinda võtma seda enda kanda, enda teha. Nii, ja hästi oluline, ja mitte oluline, vaid ongi nõue, et siis see, kes pakkumusi esitab, peab olema enda meeskonda kaasanud siis vähemalt ühe noortevaldkonna spetsialisti, kellel on siis noorsootööalane kõrgharidus või siis vähemalt siis noorsootöö kutse. Ja siis sellel spetsialistil peab olema siis vähemalt 1 aasta pikkune noortevaldkonnas tegutsemise kogemus või siis noortevaldkonna projektide juhtimise kogemus, mis oma olemuselt on ka noortevaldkonna kogemus. Et need 2 nõuet peavad siis olema täidetud ja nõudeks on, et peab olema kaasatud vähemalt üks
spetsialist, aga nagu siin on ka kirjas, et mida rohkem spetsialiste õnnestub oma meeskonda siis kaasata, seda rohkem saab siis väärtuspunkte hindamiskriteeriumite juurest. Näete seda täpsemalt. Ja pakkumuse koosseisus peab siis olema avaldus riigihankes osalemiseks, pakkuja põhikirja ja põhimääruse koopia, kaasatud spetsialisti info, CV, kinnitus, siis selle testimise, ehk siis selle teenusstandardi testimise tegevuskava 2 aasta peale koos eelarve ja osaluskordade prognoosiga, vajadusel volikiri pakkumuse allkirjastajale, kui allkirjastaja ei ole seadusjärgne esindaja ehk ei ole siis asutuse allkirjaõiguslik isik ja vajadusel siis ühispakkujate volikiri ehk kui otsustatakse või otsustate teha pakkumise ühispakkumusena, et siis üks on selline, kes siis selle pakkumuse vormistab ja teised annavad talle siis volituse selleks. Ja kõikide nende lisade kohta või nende asjad, mis peab esitama pakkumusel, nendel jaoks on vormid olemas, nii et ei pea muretsema, välja arvatud siis see volikiri allkirjastajale, mis võib olla vabas vormis. Et te ei pea muretsema, et kuidas ma küll seda hakkan tegema. Ja nagu ma juba varasemalt ütlesin, siis pakkumuse võib teha ühele hankeosale või siis kõigile hankeosadele või siis 2 või 3 hankeosale ja pakkumuse võib teha siis kas üks teenusepakkuja üksinda või siis võtta kokku mitu teenusepakkujat ja teete selle ühispakkumusena. Nii hindamiskriteeriumid ja väärtuspunktid on siis see, mille järgi, et kui tuleb ühele hankeosale tuleb mitu pakkujat, siis me peame mingil moel tegema kindlaks, kellega minna edasi, ehk siis kelle pakkumine tunnistada edukaks. Ja sellisel juhul meil on 3 kriteeriumit, mida me hindame. Esimeseks on meeskonda kaasatud noortevaldkonna spetsialistide arv. Ehk siis kui on üks spetsialist, see, mis oli nõutud, siis saab 10 punkti. Kui on 2 spetsialisti, saab 15 punkti. Kui on 3, saab 20. Ja kui on juba 4 või 5 suudetud kaasata, siis saab juba 30 punkti. Ja teiseks kriteeriumiks on pakkuja eelnev noortevaldkonnas tegutsemine, nagu ma varem ütlesin, et see ei ole nõue, et pakkumuse võib teha ka üsna värskelt loodud organisatsioon, kui ta on võtnud oma eesmärgiks tegutseda noorte valdkonnas või on see näiteks juba 6 aega või 2 kuud tegutsenud. Aga kui see eelnev kogemus on olemas, siis te saate selle eest väärtuspunkte, ehk siis vastavalt nendele aastatele, et kui on 1 aasta, siis on 10 punkti, 2–3 aastat on 15 punkti, 3–4 aastat on 20 punkti, 5–6 aastat on 25 punkti ja kui on juba 6 ja rohkem, siis saab 30 punkti. Ja kolmandaks kriteeriumiks on tegevuskava vastavus teenusstandardis seatud nõuete saavutamisele, ehk siis kui see tegevused on täielikult lahti kirjutatud, tegevuskava arvestab hankija teenusstandardiga seatud eesmärkidega ja sihtrühma vajadustega, on võimalik tegevuskava eest saada 40 punkti, kui ta on üldjoontes lahti kirjutatud, aga jäävad ikkagi teatud kahtlused selle, et kas ikkagi eesmärgid saavad täidetud ja kui tegevused on küll välja toodud, kui nad ei moodusta tervikut ja nende siht on ebaselge, siis saab 25 punkti. Ja kui ikkagi üldsegi ei ole välja toodud, et kuidas siis seda standardit hakatakse rakendama või on see poolikult välja toodud ja täpselt ei olegi aru saada, et kas kuhugi jõutakse või mitte, siis on 10 punkti, et nagu näete, et siin 0 punkti tegelikult ei olegi võimalik saada. Ja pakkumus siis, kui on mitu pakkujat ühele hankeosale, siis edukaks tunnistatakse enim väärtuspunkte saanud pakkumus. Ja kui juhtub, et 2 pakkumust saavad võrdsed punktid,
siis saab edukaks see pakkumus, mille esitaja on kauem noortevaldkonnas tegutsenud. Ehk siis, kui on 2 pakkumust, võrdsed väärtuspunktid, siis see, kellel on pikem kogemus, see siis saab selle pakkumuse võitjaks nii-öelda. Ja kui ikkagi on võrdsed, ka siis juhtumisi on 2 täpselt sama kaua noortevaldkonnas tegutsenud asutust, siis selgitatakse edukaks siis liisu heitmise teel ja siis sellest juba kindlasti antakse teile rohkem teada, täpsemalt saate seal ise juures olla ja et kuidas see käib. Ja siis lõpetuseks tähtajad, et pakkumuse esitamise tähtaeg on 26. juuni kell 10, et see on üsna vara hommikul, nii et tasub ikkagi pigem, ma arvan, 1 päev ennem selle peale mõelda. Ja eelduslikult siis, kui kõik läheb plaanipäraselt, et ei teki mingeid ootamatuid tõrkeid, siis vastuseid me saame teile anda juulis. Ehk siis, kui keegi juulis puhkab, siis tuleb augustis tööle, siis näeb postkastis vastust. Ja kui kõik ka sealt läheb edasi hästi, siis me saame lepingute sõlmimiseni jõuame augustis, mis ongi väga hästi just hooaja alguses ja siis kui hooaeg algab, saab suure hooga alustada siis juba tegevustega ja testimisega, ehk siis esimeses järjekorras parendustegevustega. Ja kui kõik läheb hästi ja lepingud me saamegi augustis, siis see testimise periood ongi august 2025 kuni august 2027. Nii, kas kellelgi on mingeid hästi üldiseid küsimusi, mida küsida? Tundub, et ei ole. Ma vaatan, kas siia vestlusesse on küsimusi tulnud. Kas praegu on kuulda? On kuulda, mina kuulen. Küsimus, et ma saan aru, et kui sa oled nagu noortekeskus organisatsioonina, et siis oled valla hallatav asutus. Küsimus on lihtsalt selles, et meil vallas pole nagu füüsiliselt sihukest ametikohta nagu noorsootöö spetsialist. Et kas siis noortekeskuse juhataja peaks tõendama oma selle professionaalsuse või siis piisab sellest, kui noorsootöötaja seda teeb või kuidas see nagu on? Te peate silmas seda kaasatud spetsialisti? Jah. Meil pole sellist nagu selles mõttes. Et see, et seda ametikohta ei ole, aga teil seal töötab keegi, kellel on noorsootööalane kõrgharidus või kellel on noorsootöö kutse? No selles mõttes minul on, kuna ma olen hallatav asutuse juht, aga meil reaalselt selle osa, meil ei ole selles mõttes noorsootöö spetsialisti ametikohana nagu. Ehk siis mitte kellelgi vallas seda ei ole. Ja see noorsootöö noortevaldkonna spetsialist ei ole mõeldud seal ametinimetusena, vaid ta on noortevaldkonna spetsialist, see on inimene, ta ei pea üldse teil töötama, inimene, kellel on siis noorsootööalane kõrgharidus või on kutse ja kellel on see aastane kogemus, et te võite ta oma meeskonda kaasata. Okei, ehk siis see on nagu lisandväärtus nii-öelda. Ja, no üks kindlasti peab nagu kaasama. Kui teie ise olete see, kellel on olemas see kõrgharidus, siis teie saategi olla see, kes on kaasatud. Okei, aga kas sa peaks siis põhimõtteliselt CV nagu tegema ise või? Seal on kõik vormid on olemas seal. Okei, selge. Ma ka küsin, et meil täna on ilmselt minemas üks hallatav asutus pakkumist tegema, aga meil on selline variant, et võib-olla uuel aastal seda asutust sel kujul enam ei eksisteeri, et meil on vahetub juriidiline vorm, et kas see on mingi takistus või peaks sellele nagu mõtlema, et keegi teine esitab. Sest täna meil on kõik hästi nagu laiali, et meil ei ole ühend noortekeskust, vaid on nagu igal pool mujal. Ja ideaalis peaks olema uuesti aastast üks suur valla noortekeskus. Et kas see on nagu mingi takistus, kui midagi muutub vahepeal? Ma mäletan õigesti on ju, et see uus, mis tuleb, on õigusjärglane. Et siis,
kuna praegu teda ei ole veel ja praegu on vaja ära esitada pakkumus, siis praegu esitab see, kes on olemas praegu. Ja kui on järgmine hetk, siis kui ta on õigusjärglane, mina ei näe, et seal oleks väga suurt probleemi. Aga eks me siis võtame juristid appi ja teeme selle asja ära. Teeme korda. Nii, aga vestluses ei ole tulnud ühtegi küsimust. Ma ei usu, et see esitlus oli niivõrd küsimustele vastav ja nii selge, et teil ei tekkinud ühtegi küsimust. Või siis võib-olla nad tekivad, kui te lähete sinna RHR-i riigihangete registrisse ja hakkate neid dokumente vaatama ja pakkumust koostama, et siis te saate tõesti küsimused juba sinna nagu otse panna. Siin on võib-olla praegult ka nagu meie infotunni kuulajad peavad väga kenasti kinni sellest reeglist, et küsimused tuleb küsida hankeregistri kaudu, et kus sa siin tead nüüd täpselt määratleda seda, et milline küsimus on see, mida võib küsida ja milline mitte. Sestap ongi õige, et küsimused hankeregistri kaudu ja siis ei riku keegi ühtegi reeglit. Aitäh, Kaire, ja nii see on, eks ka meie jah, ongi kõigil kindlam on niimoodi, et küsimused tulevad riigihangete registrisse, et iseenesest neid võib panna ka siia koosoleku vestlusesse ja siis me saame nad ise sinna riigihangete registrisse ümber kirjutada ja sinna siis ka vastata. Aga kuna keegi pole seda praegu kasutanud, siis ootame neid registris. Aga siis on tore. Jõudu teile siis ja head pakkumuse kokkupanemist. Jääme ootama. Aitäh informatiivse koosoleku eest. Nägemist. Nägemist. Aitäh, Vilja, ma ikkagi ühe küsimuse sinna vestlusesse lisasin. Olgu. Viimasel hetkel. Aga olgu. Tšau. Olgu, head aega.